aga nüüd head sõbrad, Crosskart 125 ja oma harjumuspäraselt positsioonilt läheb seda sõitu siin sõitma number 103 Armin Raag. Miks ma räägin harjumuspäraselt positsioonilt, sest läbi 2 aasta on ta vaid kaotanud 1 korra ja seda eelmisel etapil Indrek Siemensonile. Ülejäänud on olnud ikkagi puhtalt tema valitsemine ja tänasel rajal, sellel kiirel rajal on Armin näidanud väga head minekut. Aga siin on ühed jokkerid tagant tulemas ja esimene rida tema kõrvalt veel Geir-Kenor Mutik 181, 118 Jürgen Laanso, siis teine rida Georg Steve Super, Kaspar Pikpõld 180, 186 Indrek Simenson ja 2 Soome sõitjat Ivari Männisto 13 ja Ida-Maria Männisto. Ivari Männisto kohta võib öelda seda, et ta ei ole tänasel päeval saanud üldse 2 eelsõidu sõita, oli kogu aeg tehnilisi probleeme, ei saanud stardiski noor Soome sõitja minema. Nad sõidavad, mõlemad soomlased sõidavad natukene võimsamatel crosskartidel, crosskart 250-stel, meie poistel siis 125-sed vastu panna, aga see eelsõit, kus oli Ivari Männisto rajal, näitas ta küll imelist minekut, lihtsalt see positsioon on tulnud sellest, et ta 2 eelmisel eelsõidu etapil ei ole suutnud sellist kiirust näidata, ei ole suutnud nii-öelda märki maha saada, aga Armin selle eest on ja näete, mis seal teevad Soome sõitjad. Üritati minna, aga taas tundub, et Ivari Männistol on probleeme. Pigem siin oli Ida-Maria Männisto see, kes paremini minema sai ja selle crosskardi võimsuse siin korralikult starti ära rakendas ja Armin ees. Nii, 2 sõitjad võistlejad lähevad, kõtavad sealt jokkeri jõnksu ära. Armin Raag, Geir-Kenor, Georg Steve Super ja Kaspar Pikpõld. Ja üks kiire teada siia boksialase ruttu vahele, nimelt auto BMW Must 525 LNZ. Te olete parkinud oma auto ette boksialast niimoodi, et võistlejad ei saa välja. Ole hea mees, vii ruttu see auto sealt ära. Nii et musta BMW omanik 525 LNZ, mine vii palun oma auto kiiresti ära. Ajal kui siis crosskart 125-stel Armin Raag ees, 142 Georg Steve Super teine ja Kaspar. Nüüd lõpuks on ka nii Ivari Männisto kui ka Ida-Maria Männisto selle omasõituselt leimas, aga tõesti jah, kuigi jah, siin selles 3. eelsõidus Ivari Männisto kiirust näitas päris korralikku, siis praegu üks Soome võistleja läheb, võtab jokkeri ära. Võtab selle jokkeri ära ajal, kui siis Armin Raag siin väga tublilt ees oma tempot teeb. Ja Georg Steve Super ja Jürgen Laanso 118 on hetkel siis 3. kohal. No pigem mulle tundub nii, et ja Jürgen Laanso üritab väga kõvasti, et nende 3 poisi vahel tänase põhiliselt pedestaali kohad ka ära jagatakse. Nüüd on oluline, kuidas ja kas seal praegu esimesena otsuse teeb sinna jokkerisse minna. Armin Raagil on kindlasti ainukene siht eest erendamas, et selle sõidu lõpuni ja viimasele ringil läheb, võtab jokkeri ära. No see on selline liidri taktika ja kui sa oled nii võimsalt liider, absoluutselt ainuomane, et siin ei saagi teistpidi nagu selles osas võite mõelda. Aga endiselt veel on nii, Georg Steve Super teine ja Jürgen Laanso 3. kohal siis. Ja nüüd siis mõlemad, Georg Steve Super ja Jürgen Laanso lähevad jokkerisse
Armin on ees ja sealt kas tuleb veel mingisugune üllatus sealt kiiremalt raja osalt ja tuleb sealt väikene üllatus sinna vahele ja kas sealt saab Armin ees ja kas sealt saab ja Geir-Kenar Mutik ja loomulikult Geir-Kenar Mutik pärast seda, kui Georg Steve Super ja Jürgen Laansoo võtsid Jokkeri ära, sai sealt nendest kahest poisist mööda. Armina läheb Jokkerisse ja viimasel ringil praegu ollakse. Nii. Ja tuleb Armin Raag seal hirmsa hooga praegu sealt trampliinist alla. On näidanud Armin täna terve päeva jooksul, milleks ta võimeline on ja Armin Raag võtab siit sellelt etapilt võidu ja juhib ta ka Eesti meistrivõistluste üldarvestuses. Geir-Kenar Mutik teine ja Jürgen Laansoo suudab siin ikkagi Georg Steve Superit edestada ja tuleb siin ise kolmandaks. Ja